Ja, tervist, mina olen Jaak Aadam, ma ei tea, kuidas te mind näete, väiksena või suurena. Mina olen ennast teie seas väiksena mõnusalt ja töötan siis juba pikka aega, liigagi pikka aega võib-olla Tallinna linnavalitsuses erinevatel positsioonidel seal, aga tegelenud kogu aeg planeerimisega ja arhitektuuriga, et siis peaarhitekti büroos ja nüüd täna Tallinna ruumiloome kompetentsikeskuses. Aga vahepealsel ajal 2017-2018 tõesti juhatasin ka Riigikantselei ruumiloome ekspertrühma tööd. Ja täna tegelikult siin räägikski nagu kahest poolt või kahest vaatest, et sellisest riigitasandi ruumiloomest ja siis linnatasandi ruumiloomest. Ja no kuidagi prooviks selle kaudu siis ühest küljest inspireerida, ega ma ju teie kõigi igapäevaseid võitlusi pidada siin ei saa. Ja võib-olla kasulik saangi olla sellega, et inspireeriks, näitaks, näitlikustaks neid erinevaid ruumiotsuseid ja seda ruumiloome siis olemust siis jah, üldises teoreetilises vaates ja siis võib-olla väga konkreetses, spetsiifilises ja isegi detailideni minevas vaates. Ja siis võib-olla alustakski sellest ruumiloome tasandist ja väga hea on siit tõesti edasi minna sellest, mis nüüd Veronika rääkis ja midagi Irsi rääkis, et siin suur töö on ära tehtud sellise üldise fooni loomisega Euroopa tasandil ja tänase koosoleku mõttes ka, et tõesti see hallkast või need otsused, mis sünnivad juba enne seda, kui me hakkame planeerima või projekteerima või saame selle lähteülesanded, enne seda on juba põhimõtteliselt otsused kõik tehtud. Ja see, et riik üldse omab mingit rolli ruumiloomes, no see oligi mõnes mõttes üks olulisemaid selle ruumiloome töörühma siis eesmärke ja tulemusi, et teadvustada, et kuigi jah, kõik need hooned, kõik need tegevused, mida me ju loome või mida riik oma tegevusega, valitsus oma tegevusega, riigiasutused oma tegevusega teevad, need lõpuks ju ehitatakse konkreetses omavalitsuses vastavalt kehtivatele planeerimise, projekteerimis- või ehitusseadustele välja projekteerimistingimustele. Siis ikkagi see riigi roll nende objektide siis kvaliteedis regionaalarengu kontekstis ja ruumiloomes on märgatav, kui mitte öelda, et väga suur. Mõned disclaimerid siia alguses ette, et millega siis me ei tegelenud või millega me tegelesime. Ehk ruumiloome all me siis keskendusime kõigele elukeskkonda puudutavale füüsilisele ruumile. Ei rääkinud siis ainult planeerimisest ja projekteerimisest, vaid kõiki siis ütleme valdkondi hõlmavalt ja erinevate seadustest lähtuvalt. Ehk ei tegelenud klassikalises mõttes planeerimisega riigi tasandil. Ja kui veel rääkida sellest ekspertrühmast, siis me leiutasime mõneti nagu jalgratast siin koha peal Eestis, et ei kopeerinud näiteid välismaalt. Ma arvan, et see oli oluline vaadata ja võtta pulkadeks lahti need tänased otsustusmehhanismid ja tänased riigiasutuste töökorraldused. Ja selle ruumiloome siis ekspertrühma ja aruande eesmärk oli ruumivaldkonna ekspertidel, erialaliitudel jõuda konsensuslikule seisukohale ruumiloome küsimustes ja ettepanekutes, et valitsus saaks siit edasi minna tugeval alusel. Ja selleni me ka jõudsime. Nagu öeldud, jah, et just selle ruumi otsuste märkamine on väga oluline, et asukoha valikud, investeerimisotsused, kõik sellised väga üldised juhtimistasandi otsused, mis täna toimuvadki valdavalt ilma igasuguse ruumi ekspertide kaasamiseta. Samas me ei tegelenud poliitika kujundamisega, ei tegelenud üksikotsuste analüüsiga.
ja kohaliku omavalitsusega siis tasandiga ainult nõustava rollina vaatasime riiki. Ehk ei sekkunud kohalikule tasandile, kuigi me väga tugevalt tajusime ja saime ka sisendit kohalikelt omavalitsustelt, et riigipoolne toetus muutuste elluviimisel, parima praktika jagamisel, mingite eriülesannete lahendamisel, olgu näiteks siis arhitektuurivõistlused või mingid keskusalade planeeringud või midagi sellist, milleks võib-olla koha peal ei ole ei ajaressurssi ega inimressurssi või ei ole sellist välja kujunenud praktikat, et siis sellise know-how jagamine kohalike omavalitsuste ja nendega mitte koolituste kaudu, vaid siis tõesõna niimoodi koos loomes, kokku istudes, koos probleeme lahendades, et selle järgi tegelikult on minu hinnangul tuline vajadus ja vajadus on ka piiriüleste või regionaalsete projektide koordineerimisel, mis hästi täna ka ei toimu. Kui siin ka Tallinnat mõelda, siis Tallinn ja Harjumaa, kõik, mis puudutab siis Harjumaa regiooni, et Harjumaa omavalitsusliit teeb küll tublit tööd, aga siiski siin on vaja ka riigi tuge. Mulle tundub, et liikuvuse teemad või planeeringulised teemad saaksid paremini lahendatud. Teistes riikides seda nii tehakse, näiteks ka Soomes. Aga siit lähengi nüüd, siin on ka, kui ma eksin, 8 ettepanekut, käin need illustratsioonidega läbi, et mis siis ettepanekud tehti. Ehk oluline on just see tellija positsioon riigi tasandil, rahastaja positsioon, ruumiotsuste kujundaja positsioon. Seal avalik või kvaliteetne ruum selgelt kriteeriumiks seada ja ka siis inimesed, kes selle siis, ütleme, saavutamise eest vastutaksid, oleksid olemas. On väga oluline esimene põhimõte, et sealjuures ka siis riigiasutuste, riigi sihtasutuste ja riigi aktsiaseltside põhimääruste, põhikirjade muutmine selliselt, et ei oleks kitsast vaadet ka nendel asutustel oma eesmärkide täitmisel, mis takistavad tegelikult, mille puudumine takistab holistilist ja ruumiloomelist vaadet. Et kuna ongi seatud väga kitsad ülesanded, siis tegelikult ei ole võimalik saadagi midagi muud. Piltlikult, kui meil maanteede projekteerimisel ei ole kvaliteetset elukeskkonda eesmärgiks seatud, siis asulatest läbi minevad maanteed eelkõige tagavadki kiiruse ja ohutuse eesmärki siis selliselt, et jalakäijad on elimineeritud või jalakäijad ohut on siis, kui jalakäijaid ei ole. Või teisisõnu, kui seal projekteerimistingimustes ei ole tellitud ka maastikuarhitektuurilist lahendust või ruumikvaliteedi lahendust ja seda ei ole ülesandeks seatud ettevõtme või asutusele, siis seda ka ei teki. Ja nende probleemidega me seisame silmitsi. Sama on ka maa küsimus, maapoliitika, kinnisvarapoliitika, asukohapõhiselt, et kuhu midagi investeerida, kuhu raha paigutada, et kas see peab olema nüüd riigimaa kindlasti või tuleks vaadata pigem parimas asukohas olev kinnistu, näiteks kooli või kutsehariduskeskuse jaoks, aga samamoodi ka maa müük. Et ei ole mõistlik müüa olemuslikult linnaväljakuid eraomanikele, ei ole õiguslikult ega ei ole ei vasta ühegi poole ootustele lõpuks, et seda kõrghoonet, mis siia Kompassi väljakule Tallinnas kavandati, seda sinna kahjuks tulla ei saa, aga küll see protsessi mõttes on väga keeruliseks muutnud linnaruumi inimmõõdulise arendamise. Et just need investeeringu rahastuse otsused, Euroopa Liidu struktuurivahendid, ma arvan, et see, mida Veronika on nüüd teinud Euroopa tasandil ruumiloome valdkonnas, kui sealt tõesti ka sealt poolt tuleksid suunised juba, et peaks olema ruumiloomega rohkem armastatud, kindlasti aitaks see meil ka Eestis.
otsuste kvaliteedil silma peal hoida. Ja kindlasti oleks siin vaja arvestada üldse, et kas eelnevalt, kui investeeringuobjekte juba rajada, et kas ikkagi ei ole võimalik, kas kohaliku omavalitsusel kuuluvaid hooneid või muinsuskaitsealuseid eraomandisse kuuluvaid hooneid kasutusele võtta, osta mõni hoone kuskilt ära, et mitte kindlasti alati uusi hooneid ehitada, et see eelkõige väikelinnade asulate keskuselasi silmas pidades on väga oluline, et sinna need investeeringud tuleksid, mitte sinna siis, kus on tõesti vaba ruumi. Et siin on tehtud terved näitused sellest, kuidas need, mis alustel siis Euroopa rahastuse projektid, kas EAS-i, KIK-i või muudest sihtasutustest on Eestisse läinud. Tihti on nad pigem äriplaani siis, ja tasuvuse analüüsidel kui regionaalsel või ruumiloomelisel kaalutlusel. Ja koostöö linnaga või siis kohalike omavalitsustega on ka jätnud soovida. Tihti on otsused juba enne tehtud, kui üldsegi kohaliku omavalitsuse juurde jõutakse, kohaliku omavalitsuse juurde tullakse siis juba projekteerimistingimustega. Seda eelkõige siis, kui kehtiv planeering võimaldab soovitud arendust ellu viia. Aga planeeringud ju loovad võimalused, nad ei ütle, et kuhu oleks linna või kohaliku omavalitsuse seisukohalt prioriteetne investeerida või et kas on alternatiivseid valikuid, kuhu investeerida. Siin näitena siis T1 katusele rajatud äriobjekt sisuliselt vaateratas, mis sai rahastust EAS-ilt. See oli projektis võimalik sel hetkel, kui linna poolt see kinnitati, oli küsimus lihtsalt, et kas ta sobib sinna või ei sobi. Aga eeldus oli muidugi see, et seda tehakse siis eraettevõtja rahadega lihtsalt. Kui oleks küsimus olnud sellest, et kas kuhu paigutada 1,4 miljonit Euroopa rahastust, siis kindlasti oleks linn läinud palju nutikamaid ja prioriteetsemaid kohti. Seda paraku ei küsitud. Jaak, mul tekkis veel küsimus, kas sa näitad ka mingid pildid või lihtsalt räägid? Kas te ei näe mitte midagi või? Ei näe. Kestas, ja sa nüüd alles ütled, ma käin kiirelt läbi. Üks hetk ma olen natuke teise programmiga harjunud. Seal on kuskil jaga. Jaa, kuule super, et nüüdki. Jaa, just. Väga tagasihoidlikud olete kõik. Minu lugupidamine teie suhtes. Ma katsun siis ainult pilte näidata, et jutt oli ilmselt niigi. Kas midagi nüüd on näha või? Jah, nüüd on väga hea. Palju parem. Kuigi ennem oli ka hea. Mis sa rääkisid? Kindlasti hea, ma arvan, et väga hea kohe. Aga ma lähen kiiresti edasi ja näitan pilte juurde. Siin teksti ei hakka, siis see on juba läbi käidud. Nii. Aga ma näitan, et oli olemas tekst ka. Et siin oli juttu siis sellest, kuidas maanteeprojektide puhul, kui ei ole eesmärgiks kvaliteetset ruumi, siis me oleme hädas nende ruumilahendustega maanteede puhul ja siin oli see Kompassiväljaku teema, kus riik oma eesmärkidest lähtuvalt müüs kasutusena seisnud maa, siis, mis küll juhtus olema üks linnaväljak. Siis struktuurivahenditest sai räägitud ja näidatud seda T1 kaubanduskeskuse vaateratast. Siin vist edasi nüüd juba ei jõudnud rääkida. Et siin nüüd oli ka, kas arhitektuuripoliitika või missugune, või me siin ka kavandasime või mõtlesime ruumiseadusest, et võib-olla selline üldine seadus, et need paljud otsused, mis ruumis juhtuvad või erinevad load, mis siis oluliselt, mis välja antakse ja mis oluliselt ruumi ja elukeskkonda mõjutavad, ei lähtu planeerimisseaduse siis elukvaliteedi põhimõtetest, tehakse hoopis mingite teiste seaduste alusel. Ja täna nagu sellist õiguslikku
alust nendesse ka planeeringuliselt sekkuda ei olegi. Et siin oleks vaja kuidagi mõelda, et kas siis nendesse teistesse seadustesse on need siis maavaraseadused või muud, et kuidas sinna nagu sekkuda annaks. Ehk siin kaevandused ja maapõue teemad, kohalikud omavalitsused on nendega hädas. Need tekivad, nende planeerimine on planeeringuliselt keeruline, nende ärahoidmine samuti. Raudteeseadus, raudteeohutus, käiakse üle raudteede, paneme aiad ette, sellega me kaotame linnalise struktuuri, linn on kasvanud üle raudtee, tohutud ringid, mis peavad jalakäijad selleks tegema, ilmselt hakkavad autosid kasutama, töötame oma liikluseesmärkidele vastu ja lõpuks keegi ei tea, kui palju õnnetusi ka seal liikluses igapäevaselt juhtub, kui me ei võimalda siin näiteks raudteel ka jalakäijate ülepääsu, aga raudteega läbirääkimine, see on nagu teine riik, teine maailm. Seal ei ole planeerimisega midagi pistmist kohalikul tasandil. Või siis ruumi kvaliteet kaitsealadel, kus kaitse-eeskirjade ja kaitse siis kordade alusel lubatakse teatud ehitisi, ütleme kasutuskoormuse organiseerimiseks. Tihti suurendab see tegelikult nende alade kasutust, mis ühest küljest võib-olla ongi eesmärk, teisest küljest võib-olla selle asemel, et luua nüüd jällegi kaitsealale puhkekohti, võiks riigi vaates ja tervikvaate mõttes selle kaitse eesmärgist lähtuvalt investeerida kohaliku omavalitsuse kõrval asuvasse puhkealasse või teha koostööd siis kohaliku omavalitsusega natuke laiemalt. Aga jällegi sihuke küllalt kitsalt fokusseeritud ja kitsalt siis piiritletud tegevusvaldkond seda ei soosi kindlasti. Et hea tahtmise korral on see võimalik, kui seda märgata. Et üleriigiline planeering on üks paremaid asju, mis meil täna on, aga kahjuks ka seal ei ole, ta on nii üldine ja pigem ta koordineerib erinevate riigiasutuste omavahelisi ruumivajadusi, kui et looks selged alused siis kvaliteetse avaliku ruumi või kvaliteetse arhitektuuri tekkimiseks. Sellele toetudes üksikotsuste tegemisel või isegi kohaliku omavalitsuse planeeringute koostamisel on kaunis keeruline, et ta paratamatult on üldine ja kogu selles riigi arengukavade süsteemis on ta ka sihuke erandlik. Ehk kokkuvõttes tema mõju arengukavadele, valdkondlikele arengukavadele on seni kaunis väike, pigem need valdkondlikud arengukavad leiavad, ütleme, või need kanduvad lihtsalt siia üleriigilisse planeeringusse. Ehk see protsess käib natuke tagurpidi, ütleme, kas tagurpidi, aga ütleme sellel dokumendil üleriigilisel planeeringul peaks olema natuke rohkem jõudu, sellel valdkonnal peaks olema rohkem jõudu, jõulisemalt tasakaalustada erinevaid huvisi lähtuvalt siis ka avaliku ruumi ja ruumiloome valdkonnast. Ehk täna on olukord kuidagi seda viisi, et selle üleriigilise planeeringu tegemisel ruumiloome või avaliku ruumi eest seisjat justkui ei olegi, et siin tasakaalustatakse erinevaid valdkondi, aga ruumivaldkond on sealt nagu mängust puudu. Et see on natuke selle protsessi häda ja seetõttu ei sattu ka sellised ruumi, ütleme siis eesmärgid, ruumiloome eesmärgid ka teiste tegevusvaldkondade tegevuskavadesse või nad ei ole seostatud selliselt, et nad täidaksid või viiksid ellu ruumiloome eesmärke.
jällegi erandid kinnitavad reeglid, kindlasti on häid näiteid, aga need on pigem erandiks. Et igasugused investeeringud, nagu ka enne öeldud sai, et võiksid ju täita eesmärke siis väikelinnade ja asulakeskuste elavdamisest, lagunevate hoonete kasutuselevõtust ja siin riik võiks ja kohalik omavalitsuse riik võiksid võimaluste piires kaasa mängida ja kui rääkida sellistest kahanevatest piirkondadest, siis riik investorina on tihtipeale seal kõige suurem investor ja kõige suurema mõjuga investor ja sellest vaates kõik riigi tasandi otsused on eriti tähtsad, et need satuksid õigesse kohta ja oleksid hästi läbi mõeldud. Ikka Valga näide Virsile tervituseks, et kõva töö Valgas ära tehtud ja üks esimene siis avaliku ruumi objekt, kus tõesti Valga keskust suudeti käima tõmmata. Nüüd on õnneks see projekt laienenud ja arusaam selle vajalikkusest on kasvanud. Millega nüüd on tegeletud võib-olla rohkem natukene üldise IT-lahenduste sõiduvees on erinevate kaardirakenduste süsteemide ja infokihtide ühildamine. Siin Maa-ametil on kindlasti kandev roll ja on riigi planeeringute registrist räägitud, aga siin võiks ja peaks olema tõenäoliselt ka rohkem kohaliku tasandi infot käepärast, et kui ka jällegi riigi tasandilt vaadates mingeid otsuseid tehtaks, oleks see info rohkem käepärast. Aga samamoodi ka näiteks siis metsa majandamisel, et arvestataks puhkemetsadega või oluliste loodusmetsadega asulate lähedal. Või oleks infot otsuste tegemisel kohalikul tasandil tehtavatest muudest detailplaneeringutest või arendustest, mis omavahel võib-olla ei ole kõige paremas sünkroonis. Et neid konflikte vältida oleks hea, kui oleks erineva siis tasandi, kohaliku tasandi ja riigi tasandi info koondatud. Juhendmaterjalide standardid, jah, see teema, kui ma ei eksi, linnataamete standard nüüd ehk ongi uuenemas. Sellest oli ka siin palju kriitikat, et jällegi sellised standardid ühest küljest on aegunud nende loomise protsess või kujunemise protsess ja ekspertide kaasamise protsess on seni olnud kaunis lünklik. Et seda peaks parandama, et peaksid paremini edendama riigi eelkõige ja omavalitsuse seatud eesmärke. Täna on nad kuidagi sellest sõltumatud, väga valdkonnapõhised. Ja just hea praktika jagamine, millest ka oli juttu, et kohalikud omavalitsused minu hinnangul sellest väga puudust tunnevad. Et siin juhendid ühest küljest, teisest küljest siis tõesti kaasa tulemine selle muutuste juhtimisega. Erinevaid näiteid, kuidas kvaliteetne ruum on jõudnud juba laiemasse teadvusse. Nagu ka öeldud, et kõik need, mis eelnevalt siin on välja toodud, eeldavad ruumialast kompetentsi, et kuidas seda saavutada riigi tasandil, oli kaalumisel väga erinevaid siis variante, et kas mehitada kõik riigiasutused, riigiministeeriumid, riigiametid ruumipädevusega spetsialistidega või koondada nad kokku või anda see konsulteerimise ja nõustamise roll mõnele sihtasutusele, välisele sihtasutusele ja rahastada teda. Kõik need erinevad variandid olid kaalumisel, kuid lõpuks plusse miinuseid kokku pannes
leidis ekspertrühm, et kõige mõistlikum oleks tänased ruumiloome rakukesed riigi tasandil kokku koondada, anda sellele selgem kõrgema tasandi juhtimine asekantsleri näol, kes suudaks ruumiloome teemasid hoida ka valitsustasandil ja otsustustasandil pildil ja mehitada see täiendavate ruumiloome meeskonna ekspertidega, kelleks on siis nii planeerijad, maastikuarhitektid, sisearhitektid, disainerid kui arhitektid. Et siin need otsused on tõesti ka müügiotsused. Vanalinnast räägime, teades, et vanalinn mõneti on Tallinna üks suuremaid segregeerunud alasid, et kuidas seda segregatsiooni siin vältida, seda saabki teha selle kaudu, nii nagu Helsingis on tehtud, et mitte müüa riigile kuuluvat kinnisvara kergekäeliselt, vaid püüda selle kinnisvara kaudu luua lisaväärtust kogu vanalinnale, kogu linnale, anda siin väikeettevõtlusele, loomeettevõtlusele või nii-öelda taskukohast elamist isegi lihtsalt selleks, et linn oleks atraktiivne nii kohalikele elanikele kui ka siis külalistele. Või kuidas ruumi kvaliteedid tellija vaates kipuvad kaduma, kui projektid realiseeruvad, kui hankeprotsessides vahetatakse arhitektid või projekteerimisfirmad lihtsalt ilma võistluseta hanke võitnud projektbüroodele. Siit lähen natuke edasi, jõuan tegelikult selle ettekande teise osani, ma arvan, et ma siin ka ei peatu, lähen natuke edasi. Nii, ruumiloome Tallinnas. Kuidas siis selles vaates, mis enne räägitud on, Tallinnas, ruumiloomega loodan, ega kokkuvõttes ju ei saa öelda, et Tallinna ruumiga kõik hästi oleks, kaugel sellest, Ida-Euroopa. Tööd on väga palju, aga pigem mõtestan seda protsessi, mitte ei näita neid mingeid häid lahendusi või halbu lahendusi. Aga ruumiloomet ja siis ütleme arhitektide, planeerijate töö ampluaad linna kontekstis. Et ehk kohalikus kontekstis ma olen kunagi Kihnus töötanud mõnes mõttes väiksemates kohtades ongi võib-olla need valdkonnad paremini seostatud. Ehk siin suurtes linnades, suurtes omavalitsustes kipuvad, kus on erinevad osakonnad ja erinevad eksperdid, need valdkondade vahelised lõhed paisuma, kasvama ja niisugust sidusust, holistilist vaadet on vähem. Ehk siin on lihtsalt üks slaid sellest, millega Tallinna ruumiloome kompetentsikeskus tegeleb. Ehk siin on väga palju erinevaid tegevusi, mis sugugi mitte ei ole ainult planeerimine. Et kindlasti üks olulisemaid tööriistu meil on üldplaneeringud, üldise vaate kujundamine, ka strateegia ellu rakendamine üksikotsustes. Aga väga palju koosloomet nii üksikprojektide valdkonnas kui visioneerimisena, ka koos ettevõtjatega, koostööd riigiasutustega, kõike sellist. Nii. Et kui vaadata seda valdkonda, siis see on väga nii-öelda isegi poliitika kujundamine või strateegia ellurakendamine, strateegia koostamine, erinevate strateegiate koostamine, üldplaneeringud, kui siis see ruumiline väljund, ruumivisioonid,
ruumistrateegiad, avalikud ruumid, innovatsiooniprojektid ja see on kõik väga, lõppkokkuvõttes ma panen siit edasi, väga erineval skaalal. Ehk me räägime regiooni tasandist, räägime ringraudteest või ka mingitest teeehitusprojektidest, räägime sadamatest. Sellega me kõigega tegeleme samas ka linnaruumi sekkumistega, rattateedega. Ja kokkuvõttes nende väga väikesel skaalal tehtud asjadega, arhitektuursete projektidega tegelemine täidab või rakendab neid suuri planeeringuid ellu. Ja see on nagu niimoodi, et kui me ka ruumiloome ekspertrühma riigi tasandil tegime, siis kriitikat selliste dokumentide suhtes oli ju küllalt palju, sest väidetavalt on Riigikogus eraldi ruum arengukavadele ja strateegiatele, mis on kus keegi ei käi kunagi ja mis on paksult igasuguseid arengukavasid ja strateegiaid täis. Ja see häda nagu ongi selles, et puudub rakendus. See ka otsene elluviimise rakendus ja selle rakenduse jälgimine. Linnas on see samamoodi olnud, on erinevaid arengukavasi olnud, strateegiaid, ega vanker veereb suhteliselt sarnaselt edasi, kui ei toimu mingeid radikaalseid muutusi või kui ei ole seda vastutajat, kes siis jälgiks, et tõesti ka need üksikotsused oleksid kooskõlas. Loomulikult ei ole seda võimalik sellisel skaalal teha nagu kõigi asjade, kõigi projektide, kõigi planeeringute suhtes, vähemalt Tallinnas, võib-olla väiksemates kohtades isegi on. Aga muutuse sisse toomiseks või selle mõttemustrite, otsustusmustrite valdkondade sidususe mõttes on see möödapääsmatu, et kui me lihtsalt koostame strateegia ja ei tegele selle rakendamisega või koostame üldplaneeringuga arvestame, aga et kas me nüüd seda kuidagi sisulisemas plaanis neid ka ruumilisi eesmärke selle kaudu nagu ellu viime või me ütleme ainult reguleerime ehitust ja võimaldame ehitustegevust ilma rohkem sekkumata, seal on nagu väga suur vahe. Ehk oluline meie vaates on just ikkagi püüda neid ruumilisi eesmärke ellu viia. Kui me Tallinna ruumiloomest räägime, siis ka siin me oleme visioneerimas, see ei ole täielikult veel toimunud, aga töötame selle nimel, et kui nüüd siin oli enne Tallinna linnaplaneerimisamet, on Tallinna Transpordiamet ja Keskkonna- ja Kommunaalamet, et siis meie olime enne Tallinna linnaplaneerimisametis ja liigutati meid siis ruumiloome kompetentsikeskusse. Hetkel ei ole veel siis transpordiplaneerimist ja keskkonnaplaneerimist meiega liitunud, kuigi selles suunas tööd teeme, aga et meie vaates oluline oleks just nende valdkondade sidususe saavutamine ka linnas. Ehk ikka valdkondade ülene meeskond peaks olema. Nagu öeldud, üldplaneeringud, kindlasti oluline dokument, kohustus ka kõigil omavalitsustel. Aga see dokument ükskõik kui hea, see ka lõpuks ei saa selliseid, ütleme, investeeringuotsuseid või seda ruumi detailsel tasandil ikkagi ei suuda luua. Et ta loob olulise raamistiku, olulise võib-olla selguse piirkondadele, elanikele, ettevõtjatele, riigile. Aga sealt edasi on veel väga tükk maad minna. Ja siit edasi ma nüüd seda ruumiloomet käsitlekski linnaruumi kureerimisega, ehk see on järjepidev töö. See ei saa lõppeda üldplaneeringu valmimisega. Üldplaneering on oluline, et see oleks hästi läbi mõeldud, aga sealt tuleb palju edasi minna. Või ka strateegiad. Strateegiad on ka vaja ellu viia. Siin üks näide lihtsalt
sellest, kuidas me Tallinnas nüüd Tallinna arengustrateegias oleme mõtestanud tänavaruume, tänavate projekteerimist ja avalikku ruumi. Et kui meil varasemalt jaotati tänavad ja tegelikult nad on ametlikult siiamaani jaotatud ainult liiklusintensiivsusest lähtuvalt, et kas on ülelinnaline tänav magistral või on siis jaotusmagistral või põhitänav või kõrvaltänav. Et siis olulisena on siia väärtuskaalale toodud kohaväärtus juurde, mis tähendab, et igal tänaval on või võib olla ka erinev kohaväärtus, kas ta on väga oluline ülelinnaline koht, on seal palju sihtkohti, on seal palju ühistransporti, palju jalakäijaid. Sellisel juhul on see jalakäijate ruum olulisem isegi kui autoruum, sõltuvalt nüüd sellest, või on ta samaväärne autodega, et kui see on ülelinnaline magistral ja väga oluline jalakäijate koht, siis on võrdsed, aga muul juhul on jalakäijate ruum isegi olulisem. Oleme loonud sellise maatriksi, illustreerinud selle näidetega. Selle järgi saab üks tänav erinevas lõigus olla erineva klassi tänav või erinevat tüüpi tänav. Ehk üks magistral, mis läbi linna liigub, ei ole algusest lõpuni magistral. Suhteliselt arusaadavalt tegelikult me näeme, et näiteks Tartu maantee lennujaama juurest kuni linna keskuseni, tema iseloom radikaalselt muutub ja sellest lähtuvalt peaks ka teda käsitlema erinevalt. Ehk mida kesklinna poole või ka võib-olla lõiguti kuskil mõnede ristmikute juures tuleb kohaväärtusele rohkem tähelepanu pöörata. Mõned pildid arengukavast. Aga mida see siis lõpuks tähendab? Tähendab seda, et ega need protsessid toimuvad seni veel kõik sarnaselt varasemale, et kui tänavat rekonstrueerima hakatakse, ei tehta sinna arhitektuurivõistlust reeglina, ei kaasata sinna arhitekte ega maastikuarhitekte, kui seda ei ole nõutud projekteerimistingimustes. Ja kui isegi on, siis tihti jääb neile ikka selline kujunduslik roll. Aga mida me oleme teinud, oleme ise sekkunud sellesse tänavate projekteerimisse, püüdnud kõiki neid ruumi kvaliteedi väärtusi sisse tuua. Ja tulemus on siis see, et Gonsiori tänava näitel, varasemalt oli selline tänav, oleme suutnud luua ikkagi mitmeid funktsioone tagava või täitva linnaruumi, kus on nii haljastust, kui on nii parkimist, rattateid, kohvikuruumi. Aga see on kõik vägagi detailidesse minev töö ja järeleandmatu töö. Ehk lihtsalt heast usust või sellest arengudokumendist lähtuvalt tegelikult need muutused ei teki või need harjumused ei muutu, need protsessid ei muutu. Kui rääkida ikka Paldiski viaduktist, jalakäijate tunnelist, sellest viaduktist endast võib-olla ei räägiks, aga jällegi, et tavapäraselt oleks see viadukt selline või see jalakäijate tunnel, aga kuna sai kirjutatud projekteerimiste tingimustesse sisse ja nõutud, et oleks arhitektuurivõistlus, oleks arhitektuurne lahendus sellel asjal, siis õnnestus lõpuks tegelikult selle suure hiigelobjekti Euroopa rahastusega projekti raames suhteliselt väike rahaline panus sellele tunnelile, aga ütleme, selle tunneli kvaliteet ja ruumi kvaliteet oluliselt paranes. Miks oluline on? Oluline selleks muidugi, et seda katkestust, ruumilist katkestust leevendada ja inimesi ikkagi jalarattaga liikuma suunata. Või siis lahendus, mis nüüd hiljaaegu valmis, Majaka Gonsiori ühendus, rattasild. Ehk seal pidi sekkuma juba tegelikult Euroopa rahastuse taotlemisel. Õnnestus tol hetkel see ettepanek läbi viia, ära põhjendada
küllalt abstraktsel viisil, isegi tol hetkel oli ta lihtsalt Majaka ja tänava ja kesklinna ühendamine. Sellist ruumilist sillalahendust ei olnud veel kokku lepitudki. Siis ühel hetkel projekteerimise hanke juures õnnestus sinna maastikuarhitektide või maastikuarhitektuurse projekti nõue sisse kirjutada. Projekteerimisel tegime tihedalt koostööd. Paraku ehitushanke dokumentide üleslaadimisel ja projekteerimisel oli ka nii, et kuigi nagu projekteerimise tingimustesse see nõue sai sisse, et maastikuarhitektid olema peavad, siis kvalifitseerimist tingimustesse, et milline projekteerija võidab, seda sinna sisse ei läinud, et seal peaks maastikuarhitekt olema esitatud, ehk kellega koos seda projekti tehakse. Et seal oli lihtsalt peaprojekteerija pakkus hinna välja ja arvas ise, et kui palju see maastikuarhitektuur maksta võiks. Ja arvestas muidugi väga väikse summa sellele ja liiga väikse summa, et saada ühtegi mõistlikku maastikuarhitekti tegelikult sinna. Siis lõpuks õnnestus koostöös ka huvitatud ettevõtjatega toetada maastikuarhitekte täiendava rahalise vahendiga sealt kõrvalt, et saada kvaliteetne lahendus. Ja see maastikuarhitektuur sündis, aga hankedokumentide üleslaadimisel ununes jällegi maastikuarhitektuurne projekt üles riputada. Nii et hange läks alguses üles sellisel kujul, kus maastikuarhitektuurset lahendust ei olnudki sees. Ehk seda kvaliteeti ei oleks saanud ehitajalt nõuda. Õnneks õnnestus see sinna siiski juurde lisada viimasel hetkel. Ja see lahendus sündis. Ja ütleme, üldjoontes on ta väga kena, aga jällegi kui vaadata detaile, siis ikkagi maastikuarhitektuurse lahendusega ehitajad jällegi ei suutnud sammu pidada. Siin ehituskvaliteet kohati on selline, mis sisuliselt tähendaks, et see tööd tuleks uuesti teha, aga ei ole hetkel selge, kas linn nii jõulist seisukohta võtab, sest see oleks jällegi, ütleme, lihtsalt ruumi kvaliteedist lähtuvalt erandlik, et tuleks lasta kõik üle teha, sest väidetavat vastupidavus on tagatud. Et ei teagi, kas seda nüüd, kuidas sellega läheb. Teine siis näide, mida ma tahaksin tuua, on Skoone bastioni struktuurplaan vanalinna, sadama ja Telliskivi kvartali vahel, kus see oli küll, kus sai rakendatud väga erinevaid kureerimise võtteid ja meetmeid. Struktuurplaan iseenesest on juba selline üldplaneeringut täpsustav ruumilahendus, ruumiline visioon, alale või kontseptsioon, mille me sellele alale lõime, kus me tegime koostööd nii maaomanikega kui avalikkusega. Ja sai ütleme küllaltki hea tegevusplaan. Aga sellest tegevusplaanist üksi jäi, et ka see oleks jäänud lihtsalt üheks visiooniks paberil. Et selle visiooni koostamisega meil lihtsalt see fookus sattus sinna, me mõtestasime selle ala sadamast kuni loomelinnakuni läbi ja olime kuidagi eriliselt erksad selles suhtes, mis seal toimus. Kahtlustan, et kui me ei oleks nüüd sellele alale niimoodi keskendunud, ju oleks paljud need asjad, mis siin nüüd kirjas on, ka kuidagi meist mööda läinud ja me ei oleks osanud märgata selle ruumiloomelist otsust ja kindlasti võib-olla ei oleks julgenud ka sekkuda. Jaak, lihtsalt sul on viimased 3 minutit, proovi see kuidagi kõik hästi kokku võtta. Ja, et siin on nagu näidatud, mida me suutsime teha, mida me mitte. Ja lihtsalt illustratsiooniks, et see hõlmas nii trammipeatuste juurde kavandamist, trammipeatuste nihutamist, kui ka maa-aluste soojatrasside teise kohta kavandamist selle eesmärgiga, et kunagi oleks võimalik seal vallikraavi taastada või suutsime
argumenteerida, et kui vanast kohast trammid üles võeti, et seda ei lihtsalt haljastataks, vaid jäetaks kas või liikumistee inimestele nii-öelda beta variandina. Kohtusime seal laguneva kinnisvara omanikega, motiveerisime neid sinna projekte tegema, kuigi kahjuks need sumbusid muinsuskaitseliste piirangute taha. Mõned asjad õnnestusid, nagu linnaaianduse variandid, Balti jaama väljaku platsi siis põhilahenduse õnnestus sealt kaudu viia arhitektuurivõistluseni ja ka projekteerimiseni. Õnnestus luua esimene autovaba piirkond, mille tõttu õnnestus või oli võimalik fotograafis ka rajada. Nüüd hiljem küll tunnistati see uute inimeste saabudes, et see otsus oli ebaseaduslik meie poolt, et sellist autovaba ala ei oleks saanud teha, aga vähemalt fotograafis on olemas. Jõuame vast autovabade aladeni uuesti. Ja Skåne bastioni ERSO kontserdimaja koos liikluslahendusega ja nii edasi. Veel üks näide objektist, et kuidas objekti tasandil see ruumiloome linnas on käinud. Näiteks ehitati projekt Muusikaakadeemia kontserdimajaks meile läbivaatamiseks, ehitusloa taotlus. Siin oli mitu kausta projekti, et kuidas seda protsessi nüüd sellises staadiumis muuta, kus on hästi vana planeering all. Selleks isegi Guerilla viisil viisakalt seda lahendust Facebookis tutvustades, sealt kriitikat saades sealt jõudu. Lõpuks küsimus oli võib-olla arhitektuurses välimuses, et seda väärikamaks saada, kui mingis nurgalahenduses, et sinna atraktiivne äripind tekitada, mis jällegi linna kvaliteedi mõttes on väga oluline. Ja lõpuks õnnestuski toetada arhitekti ja arhitektil õnnestus seda lahendust parandada ja lõpuks oli nii arhitekt kui omanik ja kõik tänulikud, kuigi vahepeal kiskus asi üsna kriitiliseks. Ehk siin mõneti ajaloost, et kui tuli funktsionalism, siis räägiti sellest, et iluprintsiipide kõrval peaks olema tehnilised, sotsiaalsed ja majanduslikud printsiibid, siis täna me võiksime öelda, et seda asja võiks vaadata funktsionalismi võttes vastupidises suunas, et meil on esteetilised ja eetilised eesmärgid tihtipeale kadunud. Me ei saagi rääkida ka isegi funktsionalismist või funktsionaalsusest, sest me räägime pigem ratsionaalsusest ja kokkuhoiust tihtipeale. Ja kui me räägime nüüd sellest, et kuidas need muutused on võimalik ellu viia, siis on võimalik, siis me peame aru saama, et ametnikud ja eksperdid on tegelikult alati 100% funktsioonidega kaetud, ülesannetega koormatud, sealt sellist vaba energiat või ütleme sellist vabadust, et oleks poole vähem ülesandeid, küll ma siis teeks, et sellist olukorda tegelikult ei teki. Et siin tuleb ise esiteks, kas võtta siis meeldivaid tööülesandeid ja sisulisi tööülesandeid juurde, sest 100% ülesandeid, ainult neid ette antud ülesandeid täites sisuliselt mõtlemine ametniku puhul ei ole vajalik. Et tuleb ühiskondlikult ja riiklikult ja struktuuri mõttes tuleb julgustada ebatäiuslikkust, seda, et midagi teha natuke halvemini, kui selle eest tehakse midagi paremini. Et see on minust väga oluline. Ja oluline on ka see, et lihtsalt heietades, et ühiskonnas, et kuidagi see ühiskondlik foon muutub või et kui me räägime või kui me ka loome mingid strateegiad, et küll need asjad muutuvad, et tegelikult ega ei muutu ikka küll. Et kui ikkagi higiselt neid asju ellu ei vii, ei võitle nende eest, siis ei juhtu ka ruumiloomet. Ei teki ka kvaliteetset elukeskkonda. Ehk on võimalik alt üles nii-öelda Guerilla kombel või siis endale ise ülesandeid võttes ja protsesside
protsessidesse teadlikult sekkudes, segadust tekitades, pahameelt tekitades, aga kui see on eesmärgist lähtuv ja see on selles ise olla kindel, siis see kõik võimalik ja võib ka muidugi oodata, et ülevalt midagi muudetakse, võib ühtepidi olla ja võib teistpidi olla. Oma kogemusest lähtuvalt võib öelda, et peaarhitektibüroo Tallinnas tekkis sellest, et me hakkasime ise tegelema avaliku ruumiga, arhitektuurivõistlustega ja kõige muuga, mis ei ole üldplaneering. Enne oli üldplaneeringute osakond, see muutus peaarhitektibürooks. Ühel hetkel saadeti see laiali kui liiga ambitsioonikas. Tänaseks on olemas ruumiloome kompetentsikeskus nagu ülevalt poolt loodud struktuur, mida me nüüd siis mehitame täiendavate inimestega, kus me saame nende asjadega juba tegeleda. Aga aitäh!